Tere kõigile, head vaatajad! Eesti.com infoteenistuse peatoimetajana alustan nädala uudiste saadet 106. korda. Vaatame siis, mis lõppenädalal olulisem oli. Naine, kes identifitseeris end ühe vähemalt 17 inimese abikaasana, kes hukkusid USA sõjaväerünnakutes Venezuela ranniku lähedal paatidele toimunud kohtuvälistes tapmistes, ütles, et tema tapetud abikaasa oli kalur, mis on vastuolus Trumpi administratsiooni väitega, et laevad smugeldasid kokaiini ja muid narkootikume. New York Times teatas pühapäeval, et nimetu naine ütles, et tema abikaasa lahkus ühel päeval ja ei naasnud enam kunagi tema ja nende 4 lapse juurde. Ühendriigid on eelmisel kuul rünnanud vähemalt 2 Venezuela paati, mis on viinud süüdistusteni kuritegevuses. Trumpi administratsioon ei ole esitanud mingeid kindlaid tõendeid, näiteks rünnatud paatidelt leitud narkootikume või relvi, mis toetaksid tema väidet, et laevad vedasid narkootikume. Kuigi piirkond, kus paate pommitati, on teadaolev narkokaubanduse marsruut, kasutavad seda ka migrandid, inimkaubitsejad ja isikud, kes müüvad naaberriigis Trinidadis ja Tobagos subsideeritud Venezuela bensiini. The Guardiani andmetel mängis paatide rünnakute korraldamisel võtmerolli president Donald Trumpi kantsleri ülema asetäitja Stephen Miller, kes väidetavalt kutsus kunagi üles droonirünnakutele relvastamata migrantide vastu. Pfizeri aktsiad hüppasid teisipäeval pärast seda, kui tegevjuht Albert Bourla ja president Donald Trump teadsid kokkuleppest, millega alandatakse USA ravimihindu ja investeeritakse $70 miljardit kodumaisesse tootmisse, kaitstes samal ajal ettevõtet tariifide eest. Kriitikud mõistsid läbipaistvuse puudumise hukka ja järelevalveorganisatsioonid esitasid FOIA teabevabaduse seaduse alusel taotlusi kokkuleppe avalikustamata tingimuste avalikustamiseks. Pfizeri aktsiad tõusid teisipäeva hilisõhtul järsult pärast seda, kui tegevjuht Albert Bourla teatas president Donald Trumpiga sõlmitud lepingust, mille eesmärk on alandada USA ravimihindu ja investeerida $70 miljardit USA tootmisse. Lepingu kriitikute sõnul on avalikkusel õigus täpselt teada, kuidas ettevõte ja valitsus koostööd teevad. Trump pidas teisipäeval Bourlaga pressikonverentsi, kuid president avaldas vähe üksikasju. Lepingu kohaselt loobub Trump Pfizeri tariifidest 3 aastaks. Pfizer suurendab oma kodumaist tootmist, pakub oma ravimeid Medicaidile soodushinnaga ja müüb oma tooteid otse USA patsientidele soodushinnaga seni veel avamata valitsuse veebisaidi Trump RX kaudu. Bourla ütles pressiteates, et leping annab Pfizerile tariifide ja hindade osas kindluse ja stabiilsuse. 2024. aasta septembris ÜRO tuleviku tippkohtumisel vastu võetud tuleviku kokkuleppega võtsid 193 liikmesriiki mitte siduva kohustuse kehtestada digitaalse identiteedi programmid osana laiemast digitaalse avaliku infrastruktuuri DPI kavast. DPI on linnatehnoloogia pakett, mis koosneb 3 põhikomponendist. Digitaalne identiteet, kiirmaksesüsteemid, näiteks programmeeritavad keskpanga digitaalse valuuta CBTC süsteemid, stabiilsed mündid, internetipanga rakendused ja nii edasi. Ulatuslik andmevahetus avaliku ja erasektori asutuste vahel. Aasta pärast tuleviku kokkuleppe vastuvõtmist liiguvad mitmed riigid kiiresti digitaalse isikutunnistuse rakendamise etapi suunas, kusjuures Ühendkuningriik on üks viimaseid läänemaailma riike, mis kuulutas välja kohustusliku digitaalse isikutunnistuse kõigile täiskasvanud töötajatele. Tuleviku kokkuleppe raames on olemas globaalne digitaalne kokkulepe, mille lisa pühendab terve osa digitaalse avalikustamise ülemaailmsele edendamisele. Kogu dokumendis ei esine kusagil termineid digitaalne ID või digitaalne identiteet, kuigi need on digitaalse avaliku infrastruktuuri kogu kontseptsiooni aluseks. Ning kujutage ette rahvast, kes ütleb 4 aastat valjult ja selgelt ei ning siis äkki ütleb jah, täpselt samale asjale, lihtsalt uue värvikihiga. Kõlab nagu maagia. Tere tulemast Šveitsi 2025. aastasse. Kiire eessõna. EID võeti 28. septembril 2025 vastu väga napi häälte enamusega, umbes 50,39% poolthäältega.
Me ei väida valimispettust, küll aga näitame, miks Šveits poleks poliitiliselt ja struktuuriliselt saanud saavutada teistsugust tulemust ja miks tulemus on nii puhas, et see on kohutav. 2021. aastal lükkas 66,4% valijatest EID resoluutselt tagasi. Tolle ajal oli selge, privaatset identiteeti ega korporatsioonide mänguasja pole. 4 aastat hiljem ütlesid samad inimesed jah, näiliselt seetõttu, et nad tundsid ära valitsuse lahenduse. Aga mis on tegelikult muutunud? Mitte eesmärk, vaid pakend. 2021. aastal oli see privaatne, 2025. aastal valitsus, tasuta, vabatahtlik, andmesäästlik. Sama suund, lihtsalt ilusam kaare. Sellele lisandus täie rauaga narratiivne aururull. Levisid terminid nagu moderniseerimine, turvalisus, süvavõltsingu ajastu ja EL-iga ühilduvus. Igaüht, kes neile vastu oli, peeti analoog-trolliks. Sellele lisandus hirmu ja mugavuse segu. Haldusprotseduurid, pangatehingud, vanuse kontrollimine, piletid, kõik peaks olema mugavam. Selle hind, identiteet kui pilet digitaalsesse maailma. Ja päris saate lõppu nii palju veel, et plaan B buss on teisipäeval Tallinnas liikumas. Kus täpsemalt, seda saate ilmselt näha spontaanselt koha peal, mingitel hetkedel on ta Lasnamäel, mingitel hetkedel ka Haaberstis, aga näete bussi ära ja loodetavasti saate siis ka kandidaatidega vestelda elust ja muust oludest. Ühtlasi Eesti Eest portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumatu ainult, kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eestieest.com-i Mihkel Johannes Paimla EE 4077 0077 1008 49 6547 märksõna ülekanne. Ülekande tegemise võimalused on näha nii saate jooksu kui ka päris saate lõpus. Aitäh, kes möödunud kuul meie tegevust toetasid, loodetavasti toetavad vähemalt ka järgmine, või siis nüüd siis see kuu. Ja saame siis järgmine nädal umbes samal viisil kohtuma ja siis räägime mitmetest olulistest uudistest ka siis. Kõik head teile ja nägemist!